Forerunner, Garmin Forerunner 635. Tahan jälle teha kellal seadistusi. Selleks pean vajutama vasakpoolsele keskmisele nupule, pean seda nuppu tükk aega all hoidma. Ekraani peal toimub mingi muutus. Valikuteks liigun alumisele nupule, saab ka up nupule vajutada, aga mulle meeldib vajutada down nupule vasakule alla. Kell, history, seadmed. Mis mul veel on siis? Vaatan, kas seadmetest on veel midagi mul muutmata, mis ma tahan muuta. Activity apps vaatan hiljem, widget vaatan hiljem, controls vaatan hiljem, watchface vaatan hiljem, sensors vaatan hiljem, kaart vaatan hiljem, telefoniga ühendan hiljem, internet, visualoogika, see on mul tehtud, user profile on tehtud, group track on tehtud, activity tracking on tehtud, navigation. Vaatame siis seda navigationit. Ma tavaliselt üldse ei puutugi seda. Sest see ei ole minu jaoks oluline. Map on, jah, see lasta olla on, kuid on, elevation plot on, screen 1, 2, 3, 4. Siin on nii palju asju valida. Ma lähen siit seadistusest välja, sellepärast, et mina ei taha navigationil mitte midagi valida. Ma olen ikka veel navigationis, type bearing, heading, bug, show, alerts. No ma ei ole kunagi oma ühtegi Garmini kella kasutanud navigeerimiseks, navigatsiooniks, siis ma üldse ei puutugi seda sectionit, seda navigatsiooni osa, sellepärast, et ega ma ei ole kasutanud, ma ei ole tahtnud kasutada, mul ei olnud vaja kasutada ja ma siis järelikult ei oska ka kasutada. Ma ei teagi, milleks see täpselt on. Võib-olla selleks, et näiteks, et salvestada omale kuskil mingisuguse kaardi, et siis selle järgi tead, et seda rajaskeemi pead järgima ja selle järgi pead jooksma. Ma ei lähe üksinda kuskile metsa hulkuma või Eesti tingimustes, kui lihtsalt joosta mingisugustel radadel, kus sa nagunii tead, siis ei ole sellel suurt mõtet, aga kui teha mingisugust asja, kus sa pole varem käinud, et tahad Eestile tiiru peale teha või tahad lihtsalt mööda sirgjoont liikuda või mis iganes erilised asjad, siis võib seda kasutada. Ja kui olla kuskil mujal, kui mitte Eestis. Aga mina seda kasutada ei tahanud, et ma ei muutu seal mitte midagi. Vaatan süsteem, liigun süsteemi. Süsteemis saab valida keelt, aega, valgustust, heli, ära sega mind on do not disturb, hot case, ehk siis otse teed. Kelle saab lukku panna automaatselt, units on ühikud, format, kuidas kell salvestab, USB mode, neid ma juba olen siin vaadanud, restore, software, alustan siis uuesti. Siin süsteemis saab valida keelt. Minul on inglise keel valitud, aga kui on soov valida muud keelt, siis on võimalik valida inglise keel, hispaania keel, antud kellas. Prantsuse keel, ei tea mis keel, itaalia keel, ei tea mis keel, hollandi keel, norra keel, poola keel ja kõik see valik toimub alumise ja vasakpoolse nupuga. Portugali keel, vene keel, sloveenia keel, slovakkia keel, soome keel, rootsi keel ja taani keel, saksa keel, ei tea mis keel ja inglise keel. Ma tahan, et mul on ikka inglise keel, aga kui ma ei mäleta, mis mul täpselt oli, siis ma lihtsalt lähen backiga tagasi ja mingit seadistus ei muutu. Time saab siis valida, mis aja formaati tahad kasutada. Minul on pandud, et ma tahan valida näha alati 24 tunni süsteemis kella
aga siin saab valida ka 12 tundi või 24 tundi. Ma tahan Backiga olen tagasi, ma ei taha siit midagi muuta. Set time, see auto, see on las ta olla auto, mis siin veel valida on, kas käsitsi või auto. Las see olla auto, sellepärast et siis on alati täpne kellaaeg ja kell ise paneb kella paika GPS-i järgi, satelliitide järgi ja nendelt ise ei pea mõtlema, et kas mu kell näitab nüüd valet aega või on, kui on suveajale või talveajale üleminek, siis kell muudab kõik automaatselt ise ära. Alerts on siis need teadaanded, mis tulevad kellale. Vaatame, mis siin valida on. Need on ajaga seotud, et see on see päikseloojangu ajal mingisugune aeg, päiksetõusul on mingisugune teade tuleb ja iga tunni järgselt on mingisugune teade. Aga mulle sellised asjad, ma ei ole neid kunagi puutunud, sellepärast ma panen back. See tähendab, et mul ei ole neid vaja, et kell piiksub või mingisugune teade tuleb ekraanile, et nüüd on kell 12, nüüd on kell 1, nüüd on kell 2, nüüd on kell 3, nüüd on kell 4. Ja kui on päikseloojang või päiksetõus, siis neid teateid mul ka ei ole vaja. Sync with GPS. Kui sa saad kella ja su kellaaeg on täielikult vale, siis selle kaudu sa saad panna, kell saab sünkroniseerida GPS-i järgi ja siis paneb sul kuupäeva kellaaja kõik õigeks, kui see ei ole õige. Aga seda ma ei hakka praegu tegema, sest et ma ei ole täpselt praegu nii akna juures, et see GPS-i punane ring peaks nagu terve ringi ära tegema, punane peaks minema roheliseks. Ma juba võib-olla siin möödab midagi. Ja siis ta paneb täpselt kõik paika, aga ma lähen siit jälle välja selle Backiga. Vaatan, mis siin siis oli. Ajaformaat, automaatsed kellaaja valik, alerteid, teateid ma ei taha ja sünkroniseerida GPS-iga ma ka praegu ei taha. Lähen siit välja, vajutasin Backiga. Kellal on nüüd backlight ehk taustavalgustus. Valin taustavalgustuse. During activity. See tähendab, et kui sa teed näiteks trenni, ehk siis minu puhul ma ütlen, et kui ma jooksen ja kell on sisse lülitatud, siis nupule vajutades tuleb valgustus peale, see mulle sobib. Saab ka võtta, et peale päikse loojangut tuleb ainult valgustus. Üldse ei tule nupule vajutades mingit valgustust või on kogu aeg nupule vajutades tuleb valgustus. Mulle see sobib. Mina mingisugust ekstreemsporti ei harrasta, ma mingisugust ultrajooksu ei tee. Eks see valgustus kasutab patareid, aga antud juhul on ikkagi tegemist tavaolukorras kella kasutamisega. Jooksed näiteks kas või 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit, pool maraton. See kella patarei on nii hea, et seda ei pea muutma. Kui sa tahad joosta mingisugust 12 tunnist jooksu või 24 tunnist jooksu, siis sul on igasugune vidin on arvel, et kui palju sa neid patareid tahad säästa, aga loomulikult, kui ma jooksen pimedas ja siis ma ju tahan kellale vajutades, et ma tahan näha, mis seal ekraanil on. Nõnda, et see peab kindlasti olema sees minu kellal. Alerts, mis siin alert siis on? Et siis kui ma jooksen ja mingisugune teade tuleb ekraanile, no näiteks alert on see, et näiteks, et kilomeeter on nüüd täis, siis ma tahan, et loomulikult, et kell näitab seda alertit valgusega. On valida, kas alertid on üldse off, on, ehk siis off tähendab seda, et on üldse välja lülitatud, on tähendab sisse lülitatud ja või on sisse lülitatud ainult peale päikseloojangut. Mina tahan, et see on kogu aeg, ehk siis on kogu aeg sisse lülitatud, kui mingisugune alert tuleb ekraanile.
gesture on, et seda ma ei taha, sest see mind häirib. Gesture tähendab see seda, et sul on kell käe peal ja siis, kui sa kella nõnda pöörad, rannet pöörad, siis hakkab sul kohe valgust näitama. Aga mind see häirib. Ja trennis ma seda loomulikult ei taha näha ja kui ma kodus toas olen või siis mulle see ei meeldi. See on maitse asi. See on selle valikuks, see on siis sisse lülitatud on, peale päikseloojangut on sisse lülitatud või on off ehk siis välja lülitatud täiesti. Minu puhul peab see olema off, välja lülitatud, see mulle meeldib. Time out. See tähendab, et kui valgus tuleb kraanile näiteks peale nupu vajutamist või alerts ehk siis teateid, siis see valgus kestab ainult 8 sekundit. 8 sekundit on lühike aeg. Ja näed, kui ma praegu siin vajutan, siis on ju näha, et palju see 8 sekundit on. See korraks tuli valgus sisse. Ja nüüd on juba läinud, see on 8 sekundit. Seda ma ei ole kunagi muutnud. Las ta olla 8 sekundit. Siin on valida pikemat aega, lühemat aega, isegi minut. Või ei ole üldse aega, et siis ise pead uuesti nupule vajutama ja siis on väljas. Aga 8 sekundit on täielikult piisav. Brightness tähendab, et elendus, et kui valgustus tuleb, et palju ta siis elendust näitab. – 20%, mina pole seda kunagi muutnud. Las see olla 20%, aga kui on ikka tavaline, on soov muuta, siis siin on võimalik protsentides 5%, 100% väga valge, 90%, 80%, 76%. See on, et kuidas sa siis pimedas, kuidas palju kell näitab. Mulle see 20 sobib ja ma olen praegu päkiga tagasi, ma ei taha siin midagi muuta. Mis siin siis nüüd on? See oli vist valgusega praegu. Nupule vajutades tuleb valgus, alertitega, teatetega tuleb valgus, gesture on üldse välja lülitatud, see on see, et kui kella tahad rannetab keerata, time out valgus kestab 8 sekundit ja kui valgus on, siis on 20% täisvalgusest. Ma lähen päkiga jälle, vajutan välja. See on backlight ehk siis taustavalgustus siis, kui ma teen mingit sporti. Ja kui ma ei tee sporti, siis ma tahan, et mul not during activity, siis ma tahan, et mul on täpselt samad, et nuppudele vajutades on valgustus on, teadetel tuleb valgustus on, ehk siis tuleb valgustus, gesture ehk see rannepööre tuleb valgustus, see on mul välja lülitatud, time out on ikka 8 sekundit, ehk siis see aeg, kui palju valgust näitab, on 8 sekundit ja brightness on kellal ehk siis eledus, valgustuse eledus on 20 sekundit. 20%. Nüüd lähen siit välja. Nüüd on mul valgustus kõik valitud, backlight, tausta valgustus. Sounds. Mis see K-tones on? See on siis, et kui sa nupule vajutad, siis kell piiksub. Praegu on see välja lülitatud. Mulle meeldib, kui kell töötab vaikselt. Aga ma lülitan praegu sisse. Nii vajutan nupule. Nii, iga nupule vajutus. Kell piiksub, ma lülitan jälle välja sellega. Off. Alerti toonid. Kuidas, missugune teadete heli on siis valida, kas ainult aktiivsus ajal, ehk siis teed trenni või jooksed või võistled või mis iganes, või siis, kui on täielikult välja lülitatud või on sisse lülitatud. Las need olla minul sisse lülitatud, mitte ainult trenni ajal, aga kui midagi tuleb ekraanile, siis kell annab mul, siis kell piiksub, et ta nüüd on midagi
nüüd on uus teade näiteks, kas patarei on tühi või mis iganes, mul on seadeid pandud, et ma tahan seada mingeid teateid, siis see tuleb, piksub ja valgus on ka. nii et selle ma panin, vajutan alert tones on. Vibration on valida kas on või off. Minule meeldib, kui on. See tähendab, et kui mingi teade tuleb, siis mul natuke vibreerib käe peal või on, kui mingi aega võtan, siis natukene vibreerib, et see on mul oluline, et on. K-vibe, seda ma tahan ka, et on off. Siis see on nõnda, et kui nupule vajutad, siis see kell vibreerib. Seda ma vajutan offi. Sounds. Heli on olemas. Nüüd on do not disturb. See on välja lülitatud ja magamise ajal on ka välja lülitatud. See tähendab seda, et kui sul on näiteks magamisand pandud, et sa lähed kella 10 magama ja ärkad kell 8, siis sel öösel vahemikul su kell ei anna sulle mingeid teateid, selliseid teateid nagu heliga või vibreerimisega, et siis ta vähemalt ei häiri sind, kui sa kannad kella käe peal, et siis sa keset ööd, ütleme, et kui aku hakkab tühjaks saama või mis näiteks tuleb mingi sõnum ekraanile, ükskõik mis, et siis ta vähemalt ei vibreeri, ega ei häiri, ega ei piksu. Sleep time. Ütleks, et tunnust, seda saab sisse välja lülitada igal hetkel. See võib sees olla. Eks see tähendab seda, et öisel ajal las see olla välja lülitatud, muidu ei saa ühtegi teadet. Aga magamise ajal las ta olla sisse lülitatud. Siin on automaatne, et kella 10-6. Seda saab hiljem muuta. Aga siis vähemalt on teada, et kella 10-6, kui sul kell on käe peal või voodi kõrval kapi peal, et siis ta sulle ei piksu või ei anna teada valesid asju. Sellest välja tulekuks. Back. Hotkeys on siis, et kiirvalik on midagi. Siin on mul praegu, kõik on mul hold down, spordivalik. Off tähendab, siis on kõik välja lülitatud. Kiirvalikud. Kiirvalikutest ma ei hakkagi midagi valima. Hotkeys. Ja autolokk, see on, et automaatselt kell ei lähe lukku. Saab panna automaatselt, kell on alati lukus automaatselt, et siis sa ühelegi nupule vajutada ei saa. Et siis, kui sa trenni teed, siis on kell lukus, et siis sa ühelegi nupule vajutada ei saa. Ja kui ei tee trenni, siis on kell automaatselt lukus, et ühel nupul vajutada ei saa. Mina tahan, et see on off, sest mina ei taha mingit automaatset lukku saada. Ma tahan ikka nii, et ma saan kellale vajutada või nuppudele vajutada. Ühikud. Kilomeetrid. Kõrgus on meetrites, kaal on kilogrammides. Pikkus on sentimeetrites, temperatuuri mõõdab Celsiuse järgi, pressure, õhurõhk on millibaarides, vertikaalne kõrguse speed, kiirus meetrit tunnis. Siin ma ei muuda midagi, sest need on juba kõik mul paika pandud, et ma tahan, et mul on meetrisüsteemis. Aga siin on ka võimalik panna siis mingit muud miilisüsteemi, kõik praeguseks, formaat. Selle ma pean ära veel tegema. Formaadiks on base speed. Joostes ma tahan, et ta näitab keskmist kiirust. Rattasõidul näitab speed, peace. Ei teagi, kuidas see eesti keeles see vahe on. Igal juhul mina tahan, et ta näitaks peace'i, mitte speedi.
jooksmine, põhimõtteliselt minutid kilomeetri kohta või siis kilomeetrid tunnis võib-olla. Cardio on speed, no neid, kuna ma neid ei kasuta, siis tavaliselt ükskõik mis siin on, 5. Kõige olulisem on mulle jooksmine ja sellest mulle piisab. Väljaminek on back'iga. Mis on oluline, mida ma alati kellas muudan, Karmelis on see automaatselt miskipärast alati Sunday, ehk siis nädala algus on Monday. Siin on võimalik valida esmaspäev ehk Monday, nädal võib alata laupäevast, ehk siis nädala arvestus laupäevast, Saturday, pühapäevast, Sunday. Mulle meeldib Monday, ma olen nii üles kasvanud ja see läheb, mulle see sobib. Kuidas sa tahad numbreid näha, näiteks kraadid, minutid, mis iganes need on, neid ma ei muuda, las need olla nagu on, back'iga olen tagasi. Data recording. Kuna mina ei ole mingi ultrajooksja ja mul ei ole vaja kella patareid säilitada, siis mulle meeldib, et on every second. Aga kui on tegu mingisuguse ultrajooksjaga või ma ei tea, kelle eesmärk on igal juhul kuidagi patareid salvestada, see nõnda, et patarei kestaks 24 tundi, see vist ei kesta nagunii. Ei ole proovinud, aga igal juhul minule meeldib, et on every second, aga kui ei taha every second, siis smart sobib ka. Aga mulle meeldib every second. USB mode, mis iganes see on, seda ma ei puutu, las ta olla. Restore, seda ma juba tegin ühes videos, seda pole vaja. Ja software update, siis on tarkvara uuendus. See on, see tähendab seda, et automaatselt toimub see uuendus kogu aeg. Ja praegu on mul juba uuendus ootamas, ma peaksin selle kella panema sisse, aga ma seda praegu ei tee. Back'iga olen talle tagasi. Ega nii kellas on.